Poola maantee number 63. Otsisin teed, mis oleks autovaba ja leidsin selle. Ülimõnus, sõidame 80-ga, vastu tuleb praegu üle pika aja üks veokas. Need on siin mõni üksik. Mõtlesin, et peab olema selline tee Poolas ka, kus kohas ei ole hullu liiklus peal ja ma leidsin selle. Tee number 63. Otse Lomsast tuleb lõunasse. Ideaalne. Kusjuures siiani pole veel mitte ühtegi totakat seda fotokaamerat ka olnud, nii et need mõningad asulad, et ei pea nagu kahe jalaga piduripedaalil hüppama, saab nagu sujuvalt sõita ja tõesti ka paar põllumajandustehnikat, mis ees on olnud, need on sõitud pigem 50-ga, uued korralikud Fendid ja John Deere'id ja kõiksugune muu, nii et nahkõrvadega Scaniaid ega vanu Ursuseid enam ei näe. Ja mis on mõnus on see, et sa näed seda päris Poolat ja sa näed seda päris Poola loodus, päris Poola põllumajandust, teed akna lahti, tuleb lehmasita lõhna ehk kopsurohtu sisse, samas heinateo lõhna, kõik need lõhnad, mis Eestis on kadunud, nii et täpselt nii tihe see liiklus ongi. Nii, siit ma pean nüüd keerama ära. No nii vähe siis seda tehnikat ongi, aga kes siin vastu tuleb. Aga selline tee. Siukene üli mõnus. Jätke meelde. Tee number 63, et kõik, kes veel siin Lõuna-Poolasse kuskile nüüd kas Zamokisse või Brežmyslisse või sinna kanti ehk Lvivi poole masinaid veavad, julgen soovitada, et siit kaudu tuleb sõita. Et paganama kiirteed ja kõik need ülejäänud teed on kohutav vaev ja viletsus, et ise nüüd näete, et siin ei ole, Poola mõistes siin ei olegi liiklust. Ja kui on hea auto, praegu ma sõidan L200-ga, temal on siukene, et 3000 pööret on 97 kilomeetrit tunnis, ma sõidan praegu 2500-ga 80. Mõnuled, kütust ei kulu, närve ei kulu, mitte midagi ei kulu, lolle poolakaid pole ja mingeid rekkamehi ka mitte, nii et ütleme nii, et sellisel Unter del Lindenil sõita on ikkagi täielik ahvi mõnu siin. Aitüma!